Ühesõnaga, mul 2 korda juba kaamera kinni läinud, ilma et ma oleksin aru saanud ja proovime siis katse 3. Loodame, et seekord kinni ei lähe poole pealt. Ühesõnaga, suvine grilliperiood tegelikult ei olegi nii hull, kui alkohol ja kõik muud head asjad sealt, mõned muud head asjad välja arvata. Sellepärast, et me oleme õues, me sotsialiseerume, liigume ringi, sööme suht palju värskeid asju, sööme suht palju lihavärki, väga okei. Nii et nii kaua, kuni need mingiks hulluks grillipeoks ei muutu, on tegelikult need grillimised täiesti okeid. Mina olen personaaltreener Jacob R. Price ja ma töötan igapäevaselt igavaba inimestega, kes soovivad elu kõrvalt paremasse vormi saada. Ja siin on minu mõned lihtsad nõuanded sulle, et aidata sul läbi kogu selle grilliperioodi paremas vormis püsida või isegi paremasse vormi saada. Miks mitte? Ühesõnaga, mõned lihtsad nõuanded. Ja esimene on natukene selline mindseti küsimus üldse, on see, et ära tunne ennast sitasti, ära mine guilt-trippidele, kui asi vahepeal käest ära läheb, sellepärast, et see ei muuda mitte midagi paremaks. Kui sa võib-olla sõid rohkem, kui sa plaanisid, võib-olla sa sõid siukseid asju, mida sa ei tahtnud süüa, siis juhtub ikka, tee järgmine eine tervislik ja sa oled juba rajal tagasi. Ole järgmine päev aktiivne, oled juba rajal tagasi, muidugi ära korda seda tsüklit. Ja tegelikult, kui sa juba tead ette, et täna õhtul sa hakkad mingisugust, ma ei tea, paar peotäit krõpse sööd, siis miks mitte lihtsalt arvestadagi ette, arvestadagi teha see teadlik otsus süüa need mõned krõpsud või mis iganes asjad, mille pärast sa tunned ennast halvasti. Ja siis sa saad neid asju palju rohkem nautida, kui sa lubad endale neid krõpse süüa, siis sa saad palju rohkem neid krõpse nautida ja suure tõenäosusega siis sa ka ei söö neid üle, sellepärast et kui meil on see all or nothing mindset ehk siis söön 2 krõpsu ja siis ma ütlen, ma ei tea, vahet ei ole, juba sõin, siis sõin, söön juba täiega, siis sööd kõik kausi tühjaks ja siis järgmine päev ongi sitt olla. Selle asemel lihtsalt söö teadlikult, naudi, jäta endale nii-öelda ruumi selleks, et sa saaksid seda head ja paremat natukene nautida, naudi mõistuse piires ja nii suure tõenäosusega kõik see asi on ka palju positiivsem ja nii sa ilmselt sööd ka palju mõistlikumad doosid. Vaat, liiga lihtne. Ja järgmine on see vana hea taldriku reegel. Muidugi grilliperioodil modifitseerime seda natukene, kohe selgitan kuidas, aga lõppkokkuvõttes ilmselt sa sööd ikka nii-öelda taldriku reegli järgi. Ühesõnaga grilliperioodil siis muidu taldriku reegel, selline klassikaline taldriku reegel, mis asi see üldse on, see on siis visuaalne juhis, kuidas lihtsalt ehitada endale lihtsalt tasakaalustatud eineid, tervislikke eineid. Ja muidugi tavaliselt on taldriku reeglil selline, ütleme klassikaline on selline veerand, on mingisugune valguallikas, siin grillil ilmselt on see liha ja loomulikult siin grillil ta võibki minu arust see liha osalus võiks natukene suurem olla, kohe selgitan miks ja siis pool taldrikut oleks umbes mingisuguseid köögivilju täis, ehk midagi värsket ja sa oled suur inimene, sa saad hakkama köögiviljade söömisega ja see ei tähenda, et sa pead toast mingisugust kuradi aurutatud brokolit endale kaasa võtma kuskile sõbra juurde, vaid see ongi kõik värsked asjad, need võivad olla värsked salatid, võib-olla viskate hoopis grillile mingisuguseid värskeid asju, ma ei tea, tükeldate, maitsestate mingisuguseid baklažaane värke, mis iganes sulle meeldib, värsked salatid, tomat, kurk, võib-olla segadki kreeka jogurtiga mingisuguse tomatikurgi asja, pool taldrikut on mingisugust värsket täis ja need võivad ka olla mingisugused snäkid laua peal, ehk siis sul on võib-olla mingid porgandisnäkid, värgid, särgid laua peal, mida sa sööd ja siis sa saadki pool taldrikust umbes mingisugust värsket kraami. See on tervislik ja aitab sul ka kõhtu täis hoida ja mida rohkem sa igasugust värsket sööd, seda vähem sul igasugust muud jamaga sisse mahub. Ja klassikalisel taldriku reeglil on veerand umbes ka tegelikult mingisugune süsivesikuallikas, ehk siis toas võib-olla oleks sul mingisugune tatar, makaron, ma ei tea, mis iganes seal kartul, värgid, särgid, aga jällegist sa ei hakka endale mingisugust kuradi makarone karbiga kaasa võtma, vaid pigem ilmselt sa niikuinii laua pealt sööd igasuguseid asju, mis on igasuguseid süsivesikuid täis, ehk siis see süsivesikuallikas ilmselt sa ei peagi eraldi taldrikusse seda toppima, võib-olla mingi leivaviilu paned, aga ilmselt see süsivesikuallikas tuleb juba igasuguse snäkkimise pealt sealt või siis olgem ausad jookidest ka, sellepärast et ega sinna grilli juurde tavaliselt käivad ka igasugused joogid. Ja järgmine ongi hoida endal siis snäkid mõistlikud, ehk siis võib-olla sa panedki mingisuguseid köögiviljasnäkke laua peale, võib-olla igasuguseid puuvilju asju, võib-olla teed mingisuguse kreeka jogurti ja tipipulbriga mingisuguse mõistliku tipikastme, kuhu sa saad igasuguseid porgandipulke, kurke, igasuguseid asju sisse toppida, paprikat, mis iganes asju sa sööd ja võib-olla ongi mingisugused värsked puuviljad, mingisugused viinamarjad, lõikad arbuusi. Praegu arbuusis hakkab juba normaalselt maksma, ei pea 20 eurot ühe arbuusi eest maksma, mis iganes sul meeldib, paned mingisuguseid puuvilju asju ja võib-olla isegi mingisuguseid kiudaine rohkeid, mingisuguseid leivasnäkke, finn, krispe värgid, need samad sinna tipi sisse sobivad väga hästi. Ja loomulikult järgmine asi, isegi kui kõik su asjad on tervislikud, mida sa päeva jooksul sööd, siis ega tervislikust toidust ülesöömine ka kõige tervislikum tegevus ei ole. Ehk siis kuidagi tuleb neid
portsjoneid kontrollida, teed sa seda kas siis seal samas toidulauas või teed sa seda läbi päeva, näiteks seal samas, kus sa oled seal peol või kus iganes sa oled grillimisel. Võib-olla esimene asi on see, et sa ei kuhja omal taldrikut üle, sa ei pane taldrikut laeni täis, ei ole taevani mingisugune hunnik seal. Võib-olla sa tegidki selle modifitseeritud taldriku reegli, panid seal pool, enam-vähem panid mingisugust liha, veerand kuni pool ja siis pool mingisuguseid köögivilju, sa ei kuhja seda, panedki lihtsalt siukse madala koguse seda. Võib-olla kui seal on mitmed erineva suurusega taldrikud, võtad selle väiksema taldriku, paned selle täis, alati saab juurde võtta. Vähemaks tavaliselt me ei pane. Tavaliselt meil on kõigil see taldriku tühjendamise sündroom, ehk siis kõik, mis me taldrikusse paneme, me ilmselt sööme ära, nii et portsjonide kontrollimine peaks hakkama enne taldrikusse tõstmist. Ja miks mitte süüa näiteks, kuni sa tunned, et kõht on kuni 80% täis, ehk siis sa ei peagi ennast täiesti umbe sööma, alati sa saadki, ma ei tea, 15 minuti pärast on kõht tühi, sööd lihtsalt juurde ja niikuinii sa näeksid juurde, kui seal kõik asjad laiali on laua peal. Ja võib-olla sööd ka aeglasemalt, siis sa saad ka natukene rohkem naudingut sellest, sa ei pea kugistama, teil on aega ilmselt sitaks seal väljas, saadki rahulikult, sööd aeglaselt, naudid, ma ei tea, mängite mingit mänge, mida iganes te teete, räägite mingit lolli jutte, aga ühesõnaga sööd natukene rahulikumalt ja võib-olla ei söö ennast kohe täis, vaid jätadki natukene ruumi veel võib-olla pärastajaks kasvõi. Ja teine viis, kuidas ka võib-olla natukene portsjoneid kontrollida, on see, et kui sa õhtul niikuinii tead, et sa sööd mingisuguse 4 inimese eest, siis võib-olla sa juba eelnevalt päeva jooksul sööd natukene kergemaid eineid, ehk siis kui ma tean, et õhtul läheb räigeks andmiseks, siis võib-olla ma hommikusöögi, lõunasöögi teen natukene kergema ja siis sellega ma natukene kompenseerin nii-öelda seda, et ma õhtul natukene rohkem söön. Muidugi see ekstreemne kompenseerimine võib-olla ei ole kõige tervislikum tegevus pikas perspektiivis, aga jällegist selline mõõdukas kompenseerimine ilmselt aitab sul kõike seda kontrolli all hoida. Muidugi, kui sa liiga tühja kõhuga terve päev nälgid ja liiga tühja kõhuga lähed sinna kohale, siis sa ilmselt sööd ka üle, nii et ilmselt on mõistlik ka ikkagist preload ida natukene midagi enne sinna minekut, võib-olla süüa, kui sa tead, et tasuta toit on see, millest sa ei suuda, millele sa ei suuda ei öelda, sest väga raske on minna kuskile tasuta toidule ei öelda, nii et võib-olla on mõistlik natukene midagi kas või süüa, sööd mõne puuvilja, mis iganes, et siis ei ole see, et sa jõuad esimese asjana sinna, liha pole veel valmis grilli peal ja sööd kohe kauside krõpse tühjaks niimoodi, et mitte keegi ei saa ka mitte ühtegi ampsu peale sinu. Ehk siis võib-olla kas siis söö midagi enne sinna jõudmist, ikkagist isegi siis, kui sa oled päeva jooksul kompenseerinud või siis hakka seal siis kas või mingid köögiviljadega preload ima ennast enne, kui sa lähed siis karmima kraami juurde. Ja võib-olla järgmine asi on ka see, et noh, kui sa sõid eelmine õhtu 4 inimese eest, siis ilmselt sa ei sure nälga, kui sa järgmise päeva hommikusöögi vahele jätad näiteks või teed mingisuguse kergema. Nii et võib-olla selle asemel, et teha suur kaus putru ja 4 muna, võib-olla teed lihtsalt mõned munad ja võib-olla mõne puuvilja või midagi sihukest. Teed mingisuguse kergema või siis sööd alles lõunal. Mis iganes sulle meeldib, ühesõnaga kuidagimoodi ürita seda natukene kompenseerida, sest jällegi ka tervislikust toidust ülesöömine ei ole kõige tervislikum tegevus. Ja järgmine asi on joogid. Loomulikult grillide juurde käib igasugused joogid, et mõistlik on hoida need pigem kalorivabad või siis vähemalt kalorivaesed ehk siis madala kaloraažiga. Loomulikult kalorivaba alkoholijooki ei ole ja tihtipeale ka käib alkohol igasuguste suviste grillide kõrvale. Nii et tee vähemalt siis väljaspool alkoholi need joogid, kalorivabad, näiteks jood karastusjooke, võib-olla mingisugused zero karastusjoogid, võib-olla jood üldse mullivett, mineraalvett, siis on hommikul ka parem olla. Ja võib-olla kui jood alkoholi, siis võib-olla jood natukene vähem, võib-olla teed üldse niimoodi, kuna 2 õllesakk on ilmselt kõige parem sakk niikuinii, muidugi kõige parem on kaine olla, aga ütleme, kui sa juba jood, siis ilmselt sellest 2 õllesakist edasi, ega see väga palju paremaks ja sakk ei lähe nii-öelda, siis võib-olla üritadki säilitada seda 2 õllesakki sellega, et võib-olla peale 2 õlle näiteks jood 1 alkovaba joogi ja siis alkoholiga joogi vaheldumisi. Ehk jood 2 õlle ära, siis jood 1 näiteks mingisuguse mullivee või siis alkovaba õlle, siis paned jälle 1 alkoholiga, jälle 1 alkovaba. Ma ei tee sulle praegu joomiskava, selles mõttes ma ei soovita sind jooma, aga lihtsalt kui sa juba jood, siis ma soovitan sul lihtsalt natukene vähem juua, sul on endal palju parem olla, palju mõnusam olla, on ka järgmine päev. Vaat nii, et kõlab lollilt, aga lihtsalt vähemalt proovi järgi, vaata, mis saab, või siis lihtsalt joo aeglasemalt. Ei pea kaanima endale kõiki asju sisse. Ja mis asi veel on hoida ennast tegevuses, teha aktiivseid asju, et sa tuleksid sealt laua tagant ära, kus sa igavusest lihtsalt kugistad endale asju sisse, sest laud on niikuinii lookas, igast jama täis, jooke täis ja ma ei mõtle joomismänge ei hakka mängima, laua taga ei hakka kaarte mängima, vaid lähedki lauast eemale, mängid mingisuguseid teisi mänge, mingi murumänge, näiteks me mängime tihtipeale mingisugust mölkit, on selle nimi mölki, ühesõnaga sihuke puukaigas on, millega viskad teisi puukaikaid, mis on muru peal, kõlab väga lollilt ja igavalt, aga tegelikult on jumala huvitav mäng, mölki.
ja teine on näiteks cornhole, see on siuke, seda võib guugeldada, see nimetust, see on väga koleda tähendusega, on see nimi inglise keeles, aga ühesõnaga see on selline puiduplaat, põhimõtteliselt vineerplaat, kus on väike auk sisse saetud ja siis sul on siuke liivakott käes ja siis sa viskad seda liivakotti, üritad sinna auku saada või vähemalt vastu plaati. Jälle kõlab väga lollilt, kõlab väga igavalt, aga tegelikult on väga lahe mäng. Soovitan proovida ja igasuguseid neid murumänge on veel, igasuguseid lahedaid ja mõtle, kui sa hoiad ennast tegevuses esiteks, siis sa ilmselt sööd ja jood vähem, sest sul on huvitav, sa ei pea huvitavaks sööma ja huvitavaks jooma seda pidu, vaid teil on juba midagi teha seal. Ja siis lisaks veel liikumine peale söömist on ju tegelikult väga tervislik, aitab sul seedida. Lisaks on ka tervisele hea olla aktiivne ja lisaks veel loomulikult aitab see suga natukene rohkem kaloreid põletada, natukene põletada kõike seda kõva söömist maha ja üleüldse läbi suve võiks tegelikult olla aktiivne, isegi mitte seal ainult grillipeol, vaid võib-olla käidki päeval trennis, võib-olla ongi siuke periood, kus on 5 päeva järjest grillimisi, võib-olla kõik need päevad käid trennis, sest sa oled nii hästi toidetud, sul on hea energia trennis käia, taastumine on ilmselt ka väga hea, niikaua kuni sa ka normaalselt magad. Nii et võib-olla kasutage seda võimalust, et teha ka trenni ja üldse läbi suve soovitan paar korda nädalas vähemalt mingisugust trenni teha, teed jõusaalis, teed õues, kus iganes sa tahad. See võib olla kas või mingi kerge trenn, lihtsalt teed midagi ja üritad igapäevaselt ka aktiivne olla, vähemalt nendel ilmadel, kus on hea ilm. Ja ega tegelikult ei viitsigi seda möla väga pikaks enam ajada. Siin on ilmselt need strateegiad, kui sa neid strateegiaid kasutad, siis need aitavad sind suure tõenäosusega väga hästi kaasa niimoodi, et sul see suvi ei läheks lappesse nende asjadega, lihtsalt mõistuse piires tee kõike, naudi elu, aga naudi seda mõistuse piires ja naudi seda ka natukene targemalt. Ja lisaks veel kohe peale jaanipäeva, siis kui sa lubasid ka ilmselt korralikuks hakata, ühesõnaga kohe peale jaanipäeva algab ka spordibussi suve kõrvalt paremasse vormi challenge ja selle challenge'i eesmärk on aidata ehitada sul paremad harjumused, aidata sul suve kõrvalt olla paremas vormis või isegi saada paremasse vormi. See ei ole mingisugune ekstreemne challenge, meil on seal lihtsad eesmärgid olla igapäevaselt mõõdukalt aktiivne, teha vähemalt 2 trenni nädalas, lisaks veel süüa 5 peotäit puu- ja köögivilju süüa 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas ja lisaks veel ehitame sulle ühe isikliku väikese harjumuse ehk siis üks lihtne igapäevane tegevus, mida sa hakkad tegema enda mingisuguse eesmärgi või siis mure lahendamiseks, eesmärgi nimel või mure lahendamiseks ja üritame selle harjumuseks sulle ehitada. Paljudel on see näiteks vee joomine, mõnel on see rohkem magamine, mis iganes, leiame ühe väikse tegevuse, mis aitab sul seda teha ja nii lihtne see ongi. Challenge algab 26. juunil ehk siis kohe peale jaanipäeva ja kestab 8 nädalat. Lisaks esimesel challenge'i päeval loosime välja ühe korraliku reguleeritavate antlite komplekti kõikide challenge'i alustajate vahel ja challenge'i lõpus on Iconfit pannud välja mõned kingitused, mis loosime välja kõikide challenge'i tublide osalejate vahel. Nii et kõik info challenge'i kohta on alloleval lingil. Soovitan liituda ja panna endale suveks head harjumused lukku. Päriselt ka lihtsates asjades peitub võlu siis või? Ühesõnaga, lihtsad asjad viivad sind tulemusteni sellepärast, et lihtsad asjad on jätkusuutlikud. Vot, väga hea lause. Ja järgmise korrani, millal iganes see on. Edu, sõbrad!